Insult on raske ajuhaigus, millest ei räägita piisavalt, olenemata sellest, et iga aasta haigestub Eestis ligi 4500 inimest. Taastusravil on selle haiguse puhul suur ja oluline osa ning täna saime teada, et ka kõrgtehnoloogia mängib rolli. Insuldi puhul pole paraku tegu vaid eakaid inimesi puudutava murega. Aina enam murrab haigus ka noori. Insult on aga 90% elustiili haigus, mida on võimalik ennetada. Kõige suuremad riskitegurid on kõrge vererõhk, südamerütmihäired, suitsetamine, ülekaal, alkoholi tarbimine, et mida tegelikult on kõike võimalik elustiiliga inimestel muuta ja ennetada. Ja muidugi alati on ka see geneetiline pool, et mida ei saa ennetada. Kõrge vererõhu ja südamerütmihäirete ravimite ebakorrapärane võtmine suurendab insuldiriski veelgi. Insult on üha efektiivsemalt ravitav, kuid insuldihaige vajab taastumisel kindlasti kõrvalabi ning abistavaid teenuseid. Just taastusravile keskendus ka tänane insuldisseminar. Tänane seminar on suunatud siis just insuldihaigetele ja lähedastele. Peateemaks on, kuidas leida abi peale insulti haigestumist just siis, kui haige on koju jõudnud. Avaettekanne on kohe neuroloog doktor Katrin Kross-Paju, tuleb taastusarst, räägime toitumisest, vaimsest tervisest, ehk päev tuleb pikk. Insult haarab ja häirib kogu kehatööd, liikumist, rääkimist, mälufunktsioone, tajumist ja nägemist. 50% haigestunutest taastub piisavalt, et elu enam-vähem vanaviisi jätkata. 30% jääb sõltuma kõrvalisest abist ning 20% haigestunutest sureb esimese aasta jooksul. Insuldijärgne elukvaliteet sõltub aga paljuski taastusravist. Taastusravi on selline multispetsialistide koostöövorm. Ehk siis tänapäevane taastusravi on kindlasti aktiivne ravi, mis eeldab patsiendi osalust. Et sellised passiivsed ravimetoodikad, nagu olid siin võib-olla 20, 25, 30 aastat tagasi, on tänapäeval jäänud tahaplaanile. Muidugi meil on tulnud terve rida vahendeid, kõrgtehnoloogilisi robootikaid, mis aitavad meil seda taastusraviprotsessi läbi viia. Insuldi kõige tüüpilisemad sümptomid on ühe käe ja ühe näo poole halvatus ning kõnehäire tekkimine. Sümptomite tekkimisel tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi, sest kui patsient jõuab haiglasse 4,5 tunni jooksul sümptomite tekkimisest, saab aiu tekkinud trombi veenisisese süstiga lahustada.